hommikust! Käes on pühapäev ja on algamas uus vlog, nii et ilusat vaatamist teile. Võtke aga söögike kõrvale ja enjoy. Meil on täna trennide päev. Commercialis. Põhimõtteliselt viimane trenn enne võistlusi. Meil on tegelikult üks proov veel laupäeval enne võistlusi, aga ütleme nii, et see on viimane pea-proov, ütleme nii. Proovime täna kostüümidega, värgid-särgid. Stripis me alustame täna kevadkontserdi ettevalmistusega. Nii et ja väga palju, me teeme The Weekendit, väga selline seksi ja niuke klassi, niuke. Et kui sügisel või talvel oli selline, siis nüüd on selline. Ja, võt, see on minu explanation sellele kõigele. Võt nii, et aga lähme siis trenni. Õhtune jutunurk. Esiteks vaadake. Ma ostsin täna ühe õpilase käest sellise kampsuni. How cute is this? Mysterious. Ja siis ma ostsin Simona käest selle topikese. See on niimoodi. Ja siis tagant on tegelikult lahtine. Minu nagu paelaga. Nii palju siis minu koristamischallenge'ist. Tegelikult mu koristamischallenge läheb väga hästi. Aitäh küsimust. Ma olen praegu ajast ees. Ma olen teinud ette koristust niimoodi, et mul on hetkel kuni 10. on tegelikult nagu vaba, aga ma ikkagi praegu väliskin asju ära, et saaks nagu ette teha. Vot. Ja täna oli nii edukas trennide päev. Commercialis. Lihtsalt laksisime. Saime nii palju asju tehtud puhtamaks ja lõpp-produkt on juba nii hea ja nagu seal on veel nipet-näpet vaja. Aga ma olen juba nii rahul ja ma tean, et me saame veel paremini. Nüüd on vaja sutsu niimoodi natuke asju paika loksutada, aga see on tehtav. Ja stripis me siis nagu õppisime ju täitsa uut asja ja see juba näeb nii hea välja. Nii et amazing. Nii, ühesõnaga, võtame aga selle päeviku lahti, täidame selle ära ja siis magame. Nii, kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Trennid, et mul on olnud aega puhata. Sest ma tunnen, et praegu mul on asjad kontrolli all ja see on nii hea tunne. Nii hea. Joosep. Sest nagu ta on the cutest. Või saa. Ma lihtsalt tooks talle äkki. Ja reaalselt on terve õhtu mu kotis tüdjunud. Ja ta on nii nunnu, kui ta tüdjub. Ma ei suuda, ta on nagu mingi. Ma ei suuda. Okei, ühesõnaga. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Usaldab protsessi. Mul on nüüd nii palju küsimusi selle võistluste perioodi osas ja nagu ka see, et ma seda stripi asja hakkasin tegema, nagu ma ei tea ka mingi, ma ei tea. Kõik oli nagu küsimärk igal pool, aga nüüd, kui ma nägin täna commerciali kava, kuhu see on jõudnud omadega, kui ma nägin stripi kava, kus see juba alguses on, siis mul nagu on veits sees selline nagu rahutunne, et nagu lihtsalt usaldab protsessi. Milline oli su eelmise aasta parim mälestus? Oi, kas te ju mäletate, kui palju asju mul eelmine aasta toimus? Oodega ma mõtlen. Kas ma võin öelda mitu? Ma ütleks Eurovisioon, sest nagu see arusaamine, et ma tegin selle ära ja ma juba olen poole sammuga, või poole jalaga olen seal ukse vahel. See on imeline. Siis MC sünnipäev, see, et ma selle Uku üllatuse tegin. Okei, ma jätan need 2. Tegelikult neid on veel. Kõik meie reisid, veel 100 miljon asja. Okei, ma jätan need praegu. Muidu läheb liiga pikaks. Okei. Tere hommikust ja käes on esmaspäev, uus nädal, uued algused ja alustame esmaspäeva sellega, et tegelikult kell on 2. Ma olen võtnud täna hommikut väga rahulikult, ma olen teinud nii palju asju. Vaadake, minu arusaam rahulikust ei ole see, et ma olen, vaid ma tegutsen. Et ma olen jõudnud väga palju asju hommikul ära teha, mis ma tegelikult plaanisin teha õhtul. Ja siis ma olengi mingi kell on 2 juba, et peaks tööle minema. Ja siis mõtlesin, et ma lähen käin Neiusolist läbi ja siis lähme Friflosse. Sest et ainuke asi, mis ma täna niuke kohustuslik on peale kontori veel, on siis Shohipop. Meil on siis täna eelviimane trenn, meil on üks lisaproov reedel, aga et siis näete ka täna kostüüme ja kõike, et ja.
in the spot, they be like, whoa, 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 whoa. Walk up in the spot, they be like, whoa, whoa, whoa. Teate, ma vahepeal ei saa aru, miks ma teen seda endale. Aga kui mina võtan midagi ette, ma võtan seda suurelt ette. Ja meil on siis see kevadkontsert tulemiseks ju. Ma just nagu mõtlesin ennem, et see on hästi chill, et küll see tuleb suurem, aga et mul on kontsertikavad või need võistluskavad olemas, et nagu on vähem pinget. Ja siis nüüd meil on see, et me teeme artistidega ka. Ja oleks ju nüüd ikkagi, et lähen hästi lihtsalt, et nagu artistid laulab, meid on siin taustaks. Ei, Martil on vaja kõik lavastada suurelt. Ja seda rohkem ma olen mingi, oh my god, aga need ideed on nii head, et ma vlogin, et need ideed on nii head, et ma pean et nagu ellu viima. Ja siis ma olen mingi, Pekki, ma võtan nagu kogu aeg nii suured ampsud, aga samas ma olen nagu, ei, mul on visioon ja ma viin selle ellu. Maksku, mis maksab. Nii et very big plans. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja täna on meil selline päev. Ma siiamaani ei tea veel täpselt, mis kõik juhtuma hakkab, või mis toimub, aga nii. Mis on kindlad plaanid? Ma lähen praegu Kristiinesse, ma lähen vaatan sellele härrale seal. Veel paar lisaasja tema kingituseks, tal tuleb siis 4 pool sünnipäev. Ja siis ma lähen Free Floss, mul selleks erakas ja siis ma olen kahe vahel, kas ma lähen kaubamajja või mitte, seal on see Ostralli. Et mul oleks paari asja vaja, aga ma olen seal, kas ma teen Notinos tellimuse või ma lähen sinna kaubamajja, ühesõnaga ma ei tea. Mingi trenniga see õhtu mul lõpeb, aga mis trenn, seda ma veel ei tea. Nii, whole time. Vatipadjad. Siin on näomask. Holika. Pure Essence. Mul sai näomask otsa. Ja. Siis Placenta conditioner. See saab mul kohe otsa. Siis vana hea. Ja mina enam kasuta seda. Miks? Mul on nüüd Joiki oma. Ma läksin proovin seda loduskosmeetika. Okay. Aga see Joiki oma on ülihea. Ma olen nii rahul. Minu mõttes on parem kui selle on. Lõpeta. No okei. Siis proovin järgmisest. See. Uus või? Ja, see on mingi šokolaadpol. See on kookosega. Nagu äkki Bounty. Nagu see sinine. Vist natuke teine. See on rohkem šokolaad. Ma ei tea, mulle see meeldib rohkem kui see sinine. Siis mul on vaja heledat jumekad, siis ma ostsin lambise. Sest mul on tumedad jumekad, mul on vaja kokku segada. Ja siis kõige paremad pimple patchid. Need on head, jah. Ja mina arvasin, et minu jaoks ainult Medironis. Ja ma täna nägin neid seal. Need on, jah. Kas sa tulid soodukaga? Jah. Jumal küll, Joosep, kus sa need karvad kõik said? Tere õhtust! Nii, ühesõnaga on mitu asja, millest tahaks rääkida. Kõigepealt mõtlesin, ma proovin seda näomaski täna, nii et proovime koos, vaatame. Sest praegu vaata, mul on see natukene väike outbreak ja teate, pean kohe ütlema, need pimple patchid, mis ma täna ostsin, mis ma ostsin kunagi Medironist. They are the shit. Nagu ma ostsin sealt, kui me käisime seal Hispaanias, ma ostsin mingid täiesti random, mingid omad, sest mul oli vaja. Ja need on täiesti mõttetud, nagu täiesti mõttetud. Need maksid mingi 4 eurot ka. Kuigi need, mis mul praegu on, need olid 6,70. Väga suurt vahet ei ole. Siis teine asi. On üks asi, mida ma tegelikult tahtsin hoida saladuses. Aga siis ma rääkisin neile selle välja. Nagu EMS-ile. Sest et rough times ja ma tahtsin tuju tõsta. Ja siis ma olin mingi, et okei, mul on üks saladus. Nii. Ja ma olen seda kunagi niimoodi põrgatanud siin niimoodi, et ma nagu ei olnud midagi välja. Aga ühesõnaga, see on nüüd selline natukene inspireeriv lugu teile võib-olla. Ja äkki see motiveerib teid tegema rohkem hulljulgeid otsuseid. Las ma seletan teile. Aastaid tagasi käisin mina Superstari saates. Ja viimane kord, kui ma käisin, siis üks laul, mida ma laulsin kohtunike ees, oli Lady Gaga The Edge of Glory. Ja miks selline laulu valiti, küsite? Oli siis see, et kunagi ammu, kui Laura Põldvere käis Superstaris, näosaates, siis ta tegi Lady Gaga seda The Edge of Glory't ja see oli banger, see oli äge esitus. Mul on siiamaani nii hästi meeles see, et ta tämber oli nii täpne selle nagu Lady Gaga tämbriga. Nagu siiamaani, kui ma kuulen seda laulu, ma olen mingi, oh my god, see on nii Laura tämber lihtsalt. Nii. Ja siis sealt ma saingi inspiratsiooni, et see laul on väga tore ja siis ma avastasin, et see laul sobib mu häälele väga hästi.
ja siis tegelikult see sama aasta, kui ma käisin seal Superstaris, Laura oli mingi hetk ka mu õpetaja, nagu et ma käisin tema juures laulutundi võtmas. Tuleb meil siis Free Flow kevadkontsert, by the way, kui sul pileteid ei ole, siis ma ei tea, nüüd kui see läheb üles, ma loodan, et on veel mõni pilet alles, sest see tuleb väga suur kontsert, väga paljude artistidega. Tegime niisugust kokkuleppe, et mõned grupid saavad siis nagu artistidega teha ja mul lihtsalt ma pakkusin välja, et ma võin teha, et meil on Show Hip Hopiga ja Commercialiga siis võistluskava, et tehniliselt meil on võistluskavad tehtud ja nüüd meil oleks põhimõtteliselt 6 aega lihtsalt passimist, sest kaua sa ikka puhastad, eks ju. Et me võiks midagi nagu lisada, mis on niuke lihtne ja mõtlesingi, et easy breezy teed artistiga mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lihtsalt, et oleks mingi niuke tore asi, eks ju. Okei, Maritil on vaja minna all out, nagu ma siin teile, oli see eile või? Kas ma rääkisin teile vist küll seda Triin Niito asja? Kui ei rääkinud, siis las ta olla. Aga, et mul Triin Niito aega tuli ka suured ideed, eks ju, nii. Ja siis Show Hip Hopiga teen. Aga, back to Laura. Nii. Ja siis ma täiega mõtlesin, kellega ma võiks teha. Ja siis, mul korraks oli nagu peas, et Lauraga oleks äge teha. Ja siis ma hakkasin ta laule kuulama ja mulle väga meeldib see Moonwalk, et teha mingit hästi naiselikku, niisugust hiilsi. Ja ma juba olin põhimõtteliselt otsustunud, et teeme Moonwalki, et see on tema laul, see on tore laul. Nii. Ja siis ma kõnnin. Ja järsku tuleb mul playlistist The Edge of Glory. Ja ma ei olnud seda kuulanud. Ja siis järsku ma olen mingi, see on see laul, mida ma kunagi Superstaris laulsin. Siis ma olen mingi, see on see laul, mis tuli üldse Lauralt. Siis ma olen nagu, oota, Laura, The Edge of Glory, Lady Gaga, oota. Ma kujutasin kogu aeg ette, kui ma kunagi seda laulu nagu näiteks laulsin, et seda saaks esitada nagu suurel laval, sest see on selline suurel lava laul. Ja siis mul hakkasid tulema nagu visioonid. Kui visioonid tulevad, tähendab asi on õige. Et ma ei pea nagu midagi suruma, vaid kõik on loomulik. Kuulan seda, siis ma mingi, siin teeks seda. Siis seal, kujutasin juba ette, mis on meie esimene poos ja asjad, ma olen mingi okei. Siis seal tuli niuke saksofoni osa, ma olen mingi, siin võiks olla mingi soolo osa. Siis ma mingi, et Diana võiks seda soolo osa teha. Et Diana tuleb seal välja, siis võib-olla mingi saksofoni vend, eks ju, teevad seal nii. Ja siis kuulan edasi ja siis tuleb lõpus see I'm on the edge, nagu täiega see on niuke täpselt lõpupauk, et nagu viimane niuke kirstootil. Siis ma olen mingi, aga mis siis oleks, kui ma läheks ja laulaks Lauraga koos seda? Ja siis ma olen mingi, hei, Marit, rahune maha. Sa oled Alexala kontsertimajas ja esined mingi, ma ei tea, kui paljudele inimestele, sa ei hakka sellist lüket tegema, et sa lähed ühe Eesti tuntud artistiga lavalauda jagama laulmise mõttes nagu Kalja, istu maha. Jäta see mu unistustesse, jäta see ma ideedesse, aga don't get your hopes up, eks ju. See oli minu esimene mõte, ma olen lihtsalt mingi, ma lihtsalt kujutan ette seda endale, eks ju. Ja siis ma olen ühel hetkel mingi, ma mäletan seda hetkel, kus ma olen poes, ma mõtlen, ma olen mingi, aga tead mis? Nii suva, tee see ära. Mis sul on kaotada? See ei ole midagi hullu, sa oled varem ka laval laulnud, sa oled varem laval tantsinud. Why not? Ja siis nagu ma korraks ehmatsen ära, et ma ise endale ütlesin niimoodi, et nagu, et kuule aga suva, tee ära. Ja siis ma olen mingi, ma tundsin selle hetkel, kuidas nagu minust vabanes mingi niuke nagu hirm. Sest vaata, ma tunnen, et inimesi hoiab tagasi hirm. Ja see on väga kahju näha, et inimestel on nii suured unistused, aga nad kardavad neid ellu viia, sest hirm takistab neid. Ja siin olen mina teile näitamaks, et tehke oma hirmule nii. Ja öelge, tead mis, ma ei karda, ma lähen ja teen selle ära. Ja täpselt nii ma mõtlesin, et ja davai, ma tantsin, siis ma kaon korraks ära ja siis kui tuleb see lõpu bridge, siis ma tulen koos Lauraga välja ja siis ma võtan mikrofoni ja siis äge surprise, ma laulan lõppu kaasa temaga ja siis ma mõtlesin, et okei. Idee on olemas. Kui see nüüd päriselt läheb niimoodi, nagu ma räägin, siis see on crazy. Ja ma pole ammu sellist asja näinud, et see kõik läheks nii loomulikult, nagu ta praegu on läinud. Et kogu nagu see, et ma pitchisin selle idee kohe nagu meie Free Flow juhile Alice'ile, eks ju. Siis ta oli mingi, oh my god, jaa, see on ülihea mõte. Nii, siis tema
kirjutas Laurale kõigepealt, et saada kinnitust, kas Laura tuleb. Nii, Laura ütles, ta tuleb. Siis oli see, et ma olin nagu, et kas sa tahad Lauralt küsida, kas ta on nõus laulma mitte oma laulu. Et nagu seda Age of Glory't. Laura oli nõus, siis ma olen mingi okei. Saatsin talle, kas see oli täna? Jaa, see oli täna. Ma olin mingi okei. Täna ma saadan talle siis ideed, mis mul on, et ta võib öelda ka ei, et ta ei pea minuga laulma koos seda ja nagu it's totally fine. Ja ta ütles kõigele jah. Ja ma olin lihtsalt mingi okei, siis täna kirjutasin Dianale samal ajal. Diana, ma loodan, et sa oled Eestis, ma tahaksin siia kohta seda asja tegema. Diana oli nagu, oh my god, ma olen nõus. Nii loomulikult läks samamoodi Triinuga. Ma arvan, et ma rääkisin neile, ma mäletan, et mingi nagu video tegin. Samamoodi Triinule pitchisin selle idee, mis mul on, eks ju. Ta oli kohe, jaa, teeme ära, see. Ma olen nagu, see kõik on läinud nii loomulikult. Ja nagu ma muidu mõtleks, et teem, nagu ma võtan nii suured ampsud jälle seekord, eks ju. Aga minu sees on mingi tohutu selline rahu, et ma ei karda. Et ma ei ole paanikas, et mingi oh my god, mis toimub. Vaid ma olen nii rahulik kuidagi. Ja see on nii hea tunne. Ja ühesõnaga, ma teengi selle ära ja nii ongi. Nii et sellised lood. Nii et siin on sinu märk. Kui sa oled mõelnud mingi unistuse peale, mis tundub sinu jaoks liiga suur, liiga võimatu, siis mina ütlen sulle, ei ole miski liiga võimatu. You got this, you're a bad bitch. Kui sa oled kutt, siis also you're a bad bitch. Ja sa saad hakkama ja ära kuule midagi, mida keegi teine ütleb. Sina lihtsalt mine oma unistuste poole, okei? Ja jah, nii et lihtsalt võta munad pihku ja tee ära. Ja teete vahepeal lihtsalt see ütlemine iseendale. Suva, ma teen ära. It works. It works. Võta Martu selle märkpiku ette, 2%, super. Ja siis lähme proovime seda näemaskiga. Kirjuta üles 3 asja, mis siit täna õnnelikuks tegid. Seesama kontserdi ettevalmistus. Et ma sain need jah-sõnad. Miisude koosolek. Ma ei tea, nagu Kriti ja Simonaga on alati nii tore. Ma ei saa. Ja veel 3 asi. Ma unustasin videot saata. Okei, ma teen seda kohe. Et mu perel on hästi. Sest lihtsalt meil on praegu niisugune väike situation. Eile oli natuke nagu raske õhtu ja siis ma ei vlogin väga. Ja täna oli juba parem ja siis see nagu veits pani minu jaoks asju perspektiivi. Et ausalt nagu mingi realization moment oli mul. Ja siis ma tundsin ennast kuidagi hästi, et kõik on hästi. Ilus mõte, mida tänasest päevast kaasa võtad. Ära lase hirmul takistada oma unistuste elluviimist. Vana hea aku sai tühjaks ja hoopis teine kvaliteet siin kohe. Aga mis on su lemmiklilled, on viimane küsimus. Ja future husband, if you're watching this, roosid ja tulbid. Nii, lähme teeme seda näomaskikast siis. Nii, mul on nägu ette valmistatud. Ma näitan teile siis korra uuesti seda. See on siis Holika. Kuna ma ei ole sellest brändist nagu halba kuulnud, siis ma mõtlesin, et võiks proovida. Teate, mis on huvitav? Hakkan siis kaua siingi vaatama, kui vähesed firmad teevad sellist asja nagu näomask. Enamus on näokreerum ja näoseerum, näokreem, õlid, mis iganes 100 miljon muud asja, aga mitte näomaski. Ja siis ma olengi nagu ja miks ma selle valisin? Oli siis, et firmast ma olen hästi kuulnud, see on vegan, ehk siis ta võib olla natukene puhtam. Veel ma lugesin siit, mis siin nagu kirjas on, et liigne rasu selle vastu, mul on rasuga probleeme. Ja siis, kuna siin on see niacinamid, kuidas seda nüüd Eesti öeldakse, ma olen kogu aeg mõelnud, et see on väga hea inimestele, kellel on akne. Et see nagu, nii, ma ei üldista, minul lihtsalt need asjad, kus on see asi sees, toimib. Ja ühesõnaga savimask ja puhastab poorid. Ja see on nii väga hea, sest et nagu miks akna tekib, ummistunud poorid, et see on niisugune hea asi teha. Ja pluss, kui ma nüüd selle praegu pakendist selle võtsin, ta on väga ilus. Nagu niisugune aesthetic. Nii, ta on selline pruun. Miks ta lõhnab nagu šokolaad? Kakao Nips Pore Clay mask. Nagu ta ei ole nagu tehislik mingi šokolaadi lõhn, vaid ta on niisugune nagu reaalne nagu keegi oleks kakaot teinud või nagu niisugune nagu ta lõhnab väga naturaalselt, mis on väga tore.
Okay, girls and boys, vaatame, kuidas see mask mulle mõjub ka. Üks asi on ju see, kuidas ta mul parem ja selge teine asi see, mis ta mu näonahaga teeb. Oih, okei, korra. Mida ma tegin? Miks ma selle tagasi peal teinud? Aga noh, okei, nii. Näeme 10 minuti pärast. Ma ei tea. Mask on eemaldatud ja puhas on olla. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja minu hommik algab sellega, et ma lähen Pilatesesse. Ma käisin seal nii ammu aega tagasi ja siis kogu aeg tulid mingid asjad vahele ja nüüd lõpuks tuli siis see päev, kus ma saan minna Pilatesesse. Siis ma lähen Free Flow'sse, mul on seal massaaž täna ja siis ma lähen õhtuni välja seal ja siis me vist teeme Joypopiga proovi veits, need kes saavad. Ja jah. Wow. What the heck? Tere õhtust. Täna ma pole üldse väga vloginud, sest et mis ma tegin? Käisin Pilateses, väga mõnus oli. Käisin poes, käisin Free Flow's, tegin terve päeva tööd, käisin massaažis ja siis tegin õpilastega väikse lisaproovi ja siis ma tulin koju. Ma sain täna 2 erinevat kirja, kus pakuti mingeid tooteid ja need mõlemad tooted tundusid väga põnevad. Nii et ma võtsin need vastu ja ma olen väga elevil, et need proovida. Üks nendest on seotud näonahaga, nii et kui keegi tuleb mulle ütlema, et ära kasteta nii palju ja siis kui ma teaks näiteks, et see firma mulle ei sobi, siis ma ei võtaks neid asju. Näiteks ma tean, et mulle Babee tooted ei sobi. Kui Babee pakuks mulle koostööd, ma ütleks neile kahjuks ei, sellepärast, et minu näonahale nende tooted ei sobinud. Noh, aga kui on mingid täitsa niisugused brändid, mida ma pole isegi proovinud, aga ma olen nendest kuulnud, siis obviously ma olen huvitatud. Nii et jah, ja teine oli mingi joogikene. Ja tegelikult on Joosepi sünnipäev juba kestnud pool tundi. Aga ega tema seda ju ei tea. Ja noh, ma natukene tal ütlesin palju õnne ja värgid särgid, aga noh, ta ei saa midagi aru, eks ju, obviously. Aga hommikul ma saan siis lõpuks temaga selle mängu asju üle vaadata, mis ma talle siin kinkisin. Noh, kingin tähendab. Ma mõtlesin, et ma teen ruttu selle märkmiku ära, sest ma sain aru, et tegelikult mul oli plaanis homme juuksed tarvida. Aga siis ma mõtlesin, ma teeks seda ära. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Pilates. See, et ma olen tööasjadega järje peal. Joosep. Ma ei saa, Joosep on mu väike päike igas päevas ja ma ei saa sinna paratada, lihtsalt on mu eluarmastus. Võt. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks sellise klassikalise asja, et usu endasse rohkem. Ma olen täiesti kindel, et nii palju hetki inimestel, kus lihtsalt arvatakse, et pole piisav, eks ju. Noh, ma olen siin sellest nii palju rääkinud, et pole piisav. Ja tegelikult on selles nagu, see on vana hea mingi meme, et umbes, et on inimesi, kes teevad sinu tööd vähema kvalifikatsiooniga kui see, mis sina pakuksid. Aga nemad teevad seda, sest neil oli see julgus, et see ette võtta, aga sa oleksid rohkem qualified, eks ju, kvalifitseeritud, aga sa ei tee seda, sest sa siin miski nagu hirm ja miski takistab. Kas sa oled rahulolev? Mis muudab sind rahutuks? Hetkel küll mind muudab rahutuks kontrolli puudumine, jah. Ma tahtsin veel teada ühte asja öelda, et ma panin siis oma Q&A mingi paar päeva tagasi üles. Ja ma olen nagu sellele nii palju toredaid nagu tagasiside kirju saanud ja mu sõbrannad on mulle kirjutanud igast kirju. Ja no, ma ei tea, kuidagi seekord see Q&A tuli kohe nagu eriti tore või nagu ma ei tea, kuidagi kõik nii reageerisid sellele. Ja siis mulle meeldiks mõelda niimoodi ja mulle meeldib mõelda niimoodi, et ma olen see nagu spokesperson, kõik need üksikud tugevad naised, et ma nagu hoian meie lippu kõrgel, eks ju. Aga samas mulle meenub ka alati see Samantha sealt seksist linnast, kes ütleb, it's like the blind, leading the blind, eks ju. Minu jälgkeskonnas on veel väga palju selliseid naisi, kes tunnevad samasuguseid asju nagu mina, et nad tunnevad, et noh, väga paljud olukorrad meestega on teinud neid nii-öelda pannud neid kahtlema oma enda iseendas. Jah, et nagu, et kas nad on piisavalt väärtuslikud ja kõike seda ja et mul on hea meel näidata, kuidas elada elu niimoodi, et sa saadki hakkama üksi ise. Okei, ma ei ole üksi, mul on pere, mul on sõbrad, aga siiski, et nagu
et kuidas elada niimoodi, et sul ei ole seda nagu meest, kellele tugineda, vaid sa võtad ikkagi vastutuse ise, sa teed asjad ise, sa otsustad ise ja nagu ma usun, et ma annan palju motivatsiooni ja ma annan palju tuge sellistele neiudele, nii et kui sa oled see neiu, siis I'm here for you ja ma tean, et sa oled here for me, nii et me nagu toetame üksteist. See on lihtsalt nunnu mõte, mida mulle meeldib vahepeal mõelda. Aga ma nüüd lähen magama ja siis, tähendab, ma hakkan juksed arma alles ja siis hommikul tähistame Joosepi sünnipäeva ja siis mul on homme kodukontoripäev ja ma olen kodus homme ja naudin Joosepiga päeva. Õhtul ma käin korra ära, aga muidu ma olen jah Joosepiga. Tere hommikust, minu sünnipäeva laps. Joo. Palju õnne, Tibu. Nii, on aeg Joosepile kinnitus anda. Joosep, tule siia. Taskusõbrannade kotis. Tule. Tule, tubli laps. Nii, tule. Nii, Joosep, vaata. Tule vaata. Linnas. Ma hinnin talle selle, et ma saaks seda harjata. Joosep, tule siia. Jaa, tule siia poole. Näite kaevarisse. Oi, mis hea asi see on. Teine just. Tule. Oi, nüüd on ju sulle. Ja Joosep vaatas selle, ma tellisin. See on nagu kätnip läheb sisse. Wow. Ja siin on pult. Vaata, Joosep. Oh my god. Oota, Joosep. Ma pole seda tööle pannud. Küpros. Cyprus. Saad aru, see lind ei lenda. Mida pekki? False advertising, sest mina nägin videosi, kus see lind lendas ja see lind ei lenda. Siis mu emps kinkis Joosepile selle pulga, see talle väga meeldis. Näitan teile, kui te ei näinud enne. Selline pulgakene. Muidugi kõik, mis siin otsas on täiesti pointless, sest teda huvitab see. Kuulasime eurolugusi. Me kõik ei jõudnud kuulata. Millalgi peab edasi kuulama. Ja siis ma mõtlesin, ma ruttu teen väikse koristus talgu kodus ja siis tegutsen. Ma olen valmis. Ma ei tea, kas ma ütlesin teile, kui Jaanis ma ütlen praegu. Ma lähen siis Jüri kooli. Seal on Playbox, ma olen jälle kohtunik. Ja see on hetkel viimane. Rohkem ma ei tea, et mul tuleks neid. Nii et see aasta alusin 4 või 5. Ühesõnaga palju. Nii et let's go. Jakob on üks meie õhtujuht ja ta tahtis... No nii, ma jõudsin tagasi koju ja väga äge üritus oli järjekordselt nagu äge, mida kõik noored korraldavad. Ja muidugi väike pakike, mis läks mu katki. Me käisime poes, aga mis siin sees siis on? Kalevi šokolaad. Marabou küpsised. Oh my god, kui palju magusad siin on. Siis Helkur kleepsud. Oh my god, magus maius. Ainult magus või? Oh my god, see on mul lemmikkott, mis ma kunagi vist saanud olen. Reaalselt Toblerone. Jälle Marabou. Oh my god, jaas. Ja botaanika, et mul on siis teine nüüd. Põhimõtteliselt kõik on magus. Ja that's what I like. Nii ma selle sunnit üle. Ja üldse ma hakkan söömast, ma kõik nii tüün. Ja rohkem ei olegi midagi lisada. Paar tundi on möödas. Tantsisin, vaatasin telekat, monteerisin. Ja nüüd on aeg märkmik teha. Ja siis ma minna. Sest homme on pikk päev, ülehomme on pikk päev, üle homme on pikk päev. Ühesõnaga. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Et kassid on terved. Mul siin praegu on olnud väike situatsioon sellega, et minu vana kass, kes on juba, ta saab 18 see aasta. Ta on juba vana ja ta on juba liigesed kuluvad ja asjad ja siis oli väike health scare. Tegelikult on lihtsalt hästi, tegelikult on selles mõttes hästi, et ta on lihtsalt vana ja vanadusest tekivad mingid asjad. Et see oli praegu selline natuke pingelisem olukord, aga see lahenes. Siis tänulik, ütlen elu eest, sest nagu see on nii äge, milliseks ma olen oma elu kujundanud, et ma saangi käia erinevates kohtades, teha erinevaid asju ja siis tänane see üritus oli nii tore ja oh my god, seal oli üks õpetajate see üllatus esinemine ja nad tegid Europapat ja see oli nii epic ja nagu siis ma olin mingi oh my god,
I love Eurovision ja teate mis, ma panen selle 3. Ma olen tänulik Eurovisionile. Sellepärast, et ma armastan Eurovisioni. Eurovisioon on alati nii tore aeg. Prove me wrong, aga tegelikult Eesti rahvas on Eurovisiooni rahvas ja ma näen seda ju nendelt üritustelt, kus ma käin. Ütleme nii, on ikka 70% tehakse Eurovisiooni laule. We all love Eurovision, okay? Ja ma loodan, et see jääb ka nii, sest see on tõesti, see on äge, et riigid tulevad kokku, et lihtsalt laulda. Nagu awesome. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Tead, ma panen täna sellise hästi lihtsa. Naudi elu. Just tegin scrollida ühte videot ka, kus oli see, et mingi okay girls, maybe this will be your last hot girl summer. Ehk siis nautige seda ja siis ma olin mingi maybe it will be because I might meet my man, okay? Mitte, et mehe olemasolul ma ei saa teha hot girl summerit nagu väljendina, eks ju. Aga seda tihti peale mõeldakse selle all. Aga ühesõnaga, jah, nii. Mis muutis selle nädala ebatavaliseks? Kiisu terviseprobleemid. Et ma ikkagi mõtlesin sellele. Ja tegelikult ma paneks ka võistlused. Sest nagu mul on see nädal tulemas. Ja see on muutnud väga palju mu elu hetkel. Või praegust eluperioodi. Aga ma teen siis näomaski ja siis magama. Tere hommikust, käes on reede. Ja mul on täna väga pikk päev. Üldse see nädalavahetus tuleb väga pikk, nii et bear with me. Ma lähen nüüd praegu free flow'sse, ma panin terve suure koti kokku, mul on nii palju asja täna, asjaga venitus, erakas, siis on tund aega paus. Siis on jälle erakas, siis on 1,5 tundi pausi, siis on showhipopiga proov, siis on mingi hetk, kus ma jõuan meiki teha ja asju vist. No. Ja siis me lähme täna Tartusse Nancy'ga esinema. Ma olen jõudnud omadega autosse. Mõtlesin väga söön. Ja siis ma lähen, võtan teised Nancy peale, sõidame Nõmmele, Männikule. Ja siis lähmegi tantsima. Kell on 4, ma olen kodus ja ma olen nii väsinud, et on aeg rutusemeik maha võtta ja minna magama, sest homme on väga pikk päev, nii et räägime hommikust. Tere hommikust, käes on laupäev ja on esimene võistluste päev. Ma väga kardan. Ma käisin viimati võistlemas, ma pakun, ma ei tea, mingi 7 aastat tagasi, jah. Nii et I'm back! Did you miss me? Okei, tegelikult keegi ei teadnud mind siis, aga okei. Ma lähen hetkel free flow'sse, me teeme veel commercial'iga viimase sutsuproovikese, kuna meil mingitest vaja veel ruttu üle käia. Ja siis me lähme bussi peale, me sõidame Jõhvidele, seal on siis J-Fest. Me esineme siis, võistleme õhtul mingi 8 ja 9 ajal. They need rappers like me. Kõik valmistuvad. Kell on 4. Olen kodus.
aga ma olen nii väsinud, et ma ei jaksa siit diivanimalt püsti tõusta. See tänane päev kurnas megalt ja it was crazy. Ma arvan, et mul jätame sellest homme, sest ma pean tegelikult magama minema, sest mul on homme trennide päev. Tere hommikust, käes on pühapäev. Ma olen nii väsinud, nüüd tulen nagu mul oleks pohmakas. Aga täna on pühapäev ja on trennide päev. Mis me täna teeme, on siis see, et me commercialis hakkame siis kevadkontsertiks valmistuma. Me teeme kevadkontsertil seda sama võistluskava, aga siis me teeme ka Laura Põldveraga seda acti, nii et me hakkame seda ettevalmistama täna. Ja siis me teeme stripiga ka kevadkontsertiks ettevalmistust. Täna on siis teine kord, kui me õpime kava. Oi, kui soe on, kohe nii mõnus. Seal jões ja Jõhvis oli lumimaas, kui me hakkasime öösel tulema. Nii et okei, nüüd hakkab küll kevad. Nõustume, eks ole. Nii. Ma olen kodus, kangasmask on peal, sest ma lihtsalt tundsin, et mul nägu on nii kuiv sellest nädalavahetusest. Ma mõtlesin, et miks ma nii räägin, ma ei tea. Ma mõtlesin, et ma räägin teiega võistlustest ja kõigest sellest siis, kui ma värvmikut täidan. Ehk siis ma praegu tegelen oma asjadega ja siis, kui olen värvmikut täitma, siis ma räägin teiega. Saab ju? Yes, toi. No nii, kell on saanud 12. On aeg teha rutuse märkmik ära, rääkida võistlustest ja siis teha oma iga pühapäevaõhtune rutiin. Alustame võistlustest. Ma kõigile muidugi ütlesin, et ma pole 7 aastat käinud võistlustel, tuleb välja tegelikult, ma pole 6 aastat käinud võistlustel ja muidugi õpilasena, eks ju. Treenerina käia võistlustel on another level. Kui palju pinget on sinu peal, kui palju vastutust on sinu peal kõikide asjade osas. Muidu ma mäletan tantsijana, ma lihtsalt läksin oma mulli, eks ju, chillisin, teadsin, et ma pean olema see kell valmis ja harjutasin, eks ju. Praegu on see, et you have to be there for everyone ja vahepeal see oli nagu, et üks karjub Maarit, teine karjub Maarit, 3 karjub Maarit, ma olen mingi reaalselt nagu niuke tunnen nagu appi. Kuna ma polnud ammu tundnud seda võistluse pinget, sest jätkuvalt tippgala ei ole võistlus, tippgala lihtsalt me teeme show'd, eks ju. Et siis see pinge, mis ikkagi võistlustel tekib, on hoopis teine asi. See ei ole üldse võrreldav isegi sellega, kui sul on mingi esinemine asi. Nagu see võistluste pinge võib olla see, et kõik tantsijad vaatavad sind. Ja seal hinnatakse reaalselt tantsu. Et kui sa lähed esinema lihtsalt, siis sa oledki võib-olla ainuke tantsuetendus ja keegi ei oska niimoodi seda nagu, ma ei tea, võrrelda kellegagi ja seda ei hakatagi võrdlema kellegagi. Seal oli ikka päris kõva tase ja nagu see oli hirmus. Ma olin mingi, oh my god, I'm shaking, I'm nervous. Commercialiga läks meil mega hästi, nagu ma sain nii palju tagasisidet ja ma arvan, miks nagu, näiteks showhipopiga läks mul ka hästi, nagu mingid kohad seal lihtsalt vajavad rohkem puhastamist, aga nagu üldpildis oli kõik üli fine. Ma mõtlengi, et vaata showhipop on suht selline, et seda juba nähtud ja nii, aga Heels on lihtsalt niuke asi, et seal annab veel igast huvitavaid asju teha. Ma olen väga rahul oma gruppidega ja ma olen ikkagi väga tänulik, et ma selle teekonna ette võtsin, see õpetas mulle nii palju. See kõik ühendab. See võistluste periood, see võistluste aeg, see ühendab gruppi, see on lihtsalt vajalik, ma tunnen. Küll aga mida ma pean ütlema, ma ei hakka neid asju ütlema, sest muidu mind lihtsalt canceldatakse, aga on asju, mis ikkagi jätkuvalt pole muutunud siin tantsumaastikul. Mulle ei meeldi onupäepoliitika, aitäh. Teie võtke ise, mis te sellest saate. See on lihtsalt, ma ei tea, kas ma pean kõigest rääkima. Ma lihtsalt tahaks teiega arutada, sest see on minu isiklik arvamus, see ei pruugi üldse olla nii, aga okei, teate, korraks puudutame seda, keegi ei võta seda isiklikult, eks ole, see on lihtsalt jäänud mulje mulle ja võib-olla see on lihtsalt üks paratamatu kokkusattumus, mida ma kunagi minevikus nägin hästi palju ja mis tõttu mind ka need võistlused enam ei tõmmanud. Mulle tundus, et need, kes seda võistlust korraldavad, et nende tiimi nagu võidavad kuidagi ekstra rohkem. Ja miks ma seda panin tähele oli see, et kui need tiimid läksid teistele võistlustele, kus nad ise seda ei korraldanud, siis kuidagi miskipärast ei võidetud neid asju. Ja see on muster, mida ma nägin kunagi ja siis ma olin mingi, okay, maybe I'm just nagu delusional, võib-olla ma mõtlen üle. Ma lihtsalt tahtsin oma parima teha ja me tegime seda, we made an impact ja that was my case. Aga mida ma mäletan ja mis ikkagi siiamaani on see, et mitte kellegi pihta, lihtsalt mulle tundus, et ikkagi
need, kes korraldavad, võidavad kuidagi rohkem. Lihtsalt ma nägin nii palju andekaid tantsijaid, nii palju ägedaid lavastusi, mis ei saanud mitte midagi. No ma saan aru, kohtunikule sa peadki valima esimesed 3, aga mõned olid sellised väga kaheldavad, kes sinna said. Siis ma olingi lihtsalt nagu, Võib-olla on täielik kokkusattumus. Võib-olla on ka see, et minul on lihtsalt isiklikult teine maitse. No ma lihtsalt tean, et mina ei ole selline kunstiinimene, et igast niisugused asjad on lihtsalt minu jaoks nagu not my thing. Mulle meeldib show, mulle meeldib pau-pau, et nagu ma ei oska neid kunstilisi tantse niimoodi hinnata, sest lihtsalt see ei ole mu taste. Ja need tihtipeale võidavad ja siis ma olen nagu, it's fine, rant over. Ma ei tahtnud rantida, lihtsalt ma mõtlesin, ma jagan teiega. Sest ma olen tõesti kindel, et on palju tantsijaid ja võib-olla tantsijad tunnevad sama. Et mina tahan tantsijatele öelda, et need kohad ei ole tegelikult olulised. Oluline on see, et sa tuled sealt lavalt maha ja sa tunned, et sa tegid hästi. Ja kui sa vaatad videot, sa tunned, et damn, we did our best. Ja see on tegelikult kõige olulisem. Ja see kogu bondimisprotsess, et nagu... Ühesõnaga, et ma ju nägin, et tegelikult saad korra teada, et said, ma ei tea, 3. koha, saad mingi, oh my god, ja siis sa lähed lavale ja siis sul see moment on lihtsalt nii lühike. Või nagu see high on nii lühike, et tegelikult at the end of the day it doesn't really matter. Tähtis on see, et sa nautisid protsessi, et sa läksid lavale ja andsid endast parima. Aga teeme selle päeviku. Et tegelikult, teate, ma pidin algselt lõpetama selle blogi täna. Aga mõtlesin, ma olen 1 päeva veel juurde. Sest ma hakkan Showpopis kaama valmistama kontserdiks ja siis ma jätan kõik siia blogi. Ja siis ma lõpetan ausalt ära. Muidu see blog läheb liiga pikaks. See juba on raudselt liiga pikk. No kuulge, tipsud. Mine massaaži. Mul on täpselt homme aeg. Jumal tänatud, sest mu keha on nii kange. Muidugi siin on kirjas, et tühista kõik teised kohustused. Seda ei saa ka üks teha. Nii. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid, McDonald's. See oli nii hea. Ma tundsin, et mul on seda vaja. Ja Joosep. Saate aru, mis see vend hommikul tegi või? Ta on niisugune suslik. Noh, me ärkame siis tavaliselt hommikuti koos. Võib-olla tema vahepeal ärkab varem ja siis ta tuleb äratab mind ja on nagu mommy, I need food. Ja kuna ma olin ikkagi väsinud lihtsalt, ma jäin kell 5 hommikul magama, siis mul oli pandud äratus kell 11 ja kell 10 Joosep äratab mind juba üles, sest tavaliselt ma ikkagi ärkan kell 10 juba, eks ju. Tema on juba harjunud sellega. Ja siis ta ärkab üles ja siis ta on mingi, time to eat. Ja siis muidugi ta tahab mind üles äratada, et ma talle seda annaks. Ma natuke sellega vähkrasin, siis ma mõtlesin, et tead, kui ma annan talle selle toidu ära, siis ma saan veel rahulikult magada. Muidu kui ma ei anna, siis ta käib mind terve aeg silitamas ja vaitamas ja löömas, et nagu siis ma ei saagi magama jääda. Nii, läksin andsin talle toidu ära, läksin tagasi magama. Siis plõks, pärisimad kinni, tein lahti, järsku oli kell 11. Ja see vend teeb näo. Nagu seda vahepealselt kella 10 situatsiooni ei oleks juhtunud. Vend teeb nüüd juba hommik. Time to eat. Läheb juba sinna kausi juurde valmis nagu, et... Ja siis ma tulen siia, ma olen nagu... Girl, I know you ate. Nagu, I know you ate. Don't fool me. Ja siis ta on nagu... Mida sa ajad? Ma pole süüa saanud. See vend reaalselt arvas, et ma ei mäleta. Saate aru või? Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Vahepeal on mõni asi stressi väärt. Kellele ütlesid viimati, et armastab teda? Oma perele. Me teeme MC-ga pühapäeva õhtuti kõnes, eks ju. Ja siis me tavaliselt õpetame nagu love you, eks ju. Nii. No, me ei ütle eesti keeles, mina armastan sind, see kõlab lihtsalt imelikult. Ja siis meil oli täna videokõne, kuna mu kassiga on natukene jamasti loodi, siis tal oli vaja natukene tuge, kuigi I could not give her that, because ma olin nagu lihtsalt niimoodi, ma olin seal, ootasin Mäki järjekorras, ma olin nii. Mul on ikka tunne, nagu mul lihtsalt peas on need, mis on vaata nagu kõrbes, need niisugused rullid lendavad, see oli minu pea. Ja põhimõtteliselt see oli niimoodi, et 2 kõne emps ja õde ja siis mina olin seal niimoodi. Ühesõnaga, I'm so sorry, ma panen 1 päeva siia veel otsa. Loodan, et te saate hakkama, kannatate mind ära ja räägime hommikul. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja räägime ruttu päevaplaanid ära ja siis korra räägime veel. Ma lähen hetkel free floss, mul on seal venitus, siis mul on täna massaaž, mida mul on väga vaja. Ja siis mul on õhtu Showpop. Ja Showpopis me hakkame siis tegema triinitoja kava,
kontsertiks. Eile õhtul ma tundsin, mul on kuidagi kurk natuke naljakas. Ja siis mul oli otsas minu see lemmik kurgupastill. Ja siis vaatasin, mul on seda mingi septoletet alles, eks ju, või neon kiini või ma ei tea, kumb see nüüd oli. Ja see tegi asja hullemaks. Ja nüüd mul on täitsa nagu, kui ma selle, mäletan, kui ma selle õhtul nagu ära sõin nii-öelda või nagu luisutasin lõpuni, siis mul jäi kurk nii kuivaks, et ta nagu kuivatab, mida see teine ei tee. Nagu teine nagu pehmendab. Ja siis ma sain ka aru, et võib-olla see on scam. Jätkuvalt, kes otsib head kurkpastilli, siis ma näitan teile. Mul ei tule praegu see nimi meelde. Ma ei tea, miks. Jep, see on see. Ja just see blackcurrant on see kõige parem. Mu kurk on ikka selline nii, et väike teetäsikene. Vaadake, kui nunnu. Ja rääkides kassidest, siis meil ikka peres praegu need kassid ikka, nagu ma ei tea, mis toimub nendega. Jooseb pigem kõik hästi. Aga jah, mu kassil läks täna kõik klappe ja sõnaga suht selline 50-50 chance on praegu. Ja see ravi läheb mega kalliks maksma. Ma ei saanud aru, tal on mingi söögitorus auk või midagi, ühesõnaga ma ei tea. Ja nüüd siis kasside turvakodu, kelle juurest mõõda kassi võttis, kelle juurest mina kassi võtsin. Nemad siis paika postitus üles, et nemad ütlesid, et peab ikka võitlema. Kui on võimalust ja pellu, siis tuleb võidelda. Kuigi see reaalselt see summa mingi 3 tonni. Crazy. Täna oli selline mõnus rahulik trenn vahelduseks, et nagu me tegime seda kava, rääkisime juttu, veenitisime lõpus. Ja kus juures, see jääb siis järgmisesse vlogi. Ma lähen homme ühele pakile järgi. Jep. Nimelt minust saab katseenes. Mul on praegu siin mingid sõbrad külas. Aga ma tean juba ja olen kindel, et see oli kogu sellest võistluste stressist, mida nüüd mul hetkel nii palju ei ole enam. Et nüüd lähevad ära vaikselt. Et ma otsustasin, et ma tahan olla katseenes ühele tootele. Minu ühele brändile. Nad saatsid mulle näopesuvahu ja kreemi. Ja no ma räägin kõigest täpsemalt järgmises vlogis, aga ma alustan siis selliste, ma mõtlen veel, kas ma teen 2 või 3 nädalat, ma arvan, ma teen 3, just in case. Sest kuurin, et ma testin siis ainult nende näopesuvahtu ja kreemi. Mitte midagi muud ma ei kasuta oma näohooldusrutiinis sellel ajal, et näha, kuidas need toimivad. Et ma saan aru, et on siis alles nagu arengus, mida ma oska rääkida, arengujärgus, et nagu neid alles testitakse. Ja mul on niisugune suur mingi fail, mida ma täitma pean, et mis ma kõike nagu, ma pean jälgima hästi palju kõike. Nii et selles suhtes loodame parimat. Loodame, et see sobib. See ongi aknele suunatud, ehk siis mulle. Seda ma võin küll nüüd ametlikult öelda, tähendab, ma arvan, et kõik juba teavad seda ammu, aga on üks väga suur saladus olnud, et tegelikult uuest hooajast on Free Flow uutes ruumides. Nii et Free Flow kolib ja see suvi siis on ootamas üks kolimistuur meil. Et ja me oleme väga põnevil, elevil. Need ruumid, mida me tahame, need ei eksisteeri veel põhimõtteliselt niisuguses olekus, nagu me tahaks neid. Aga see koht, kus need ruumid oleks, on amazing. Ja see tekitaks kindlasti väga paljudes inimestes suvi, sest see asukoht on tõesti väga-väga hea. Ja mitte uus maja, aga uuem maja, ilus, puhas, soe, et nagu ma olen väga elevil. Ja täna siis see nagu kinnitati ära, et nüüd me peame kolima. Jah, võt. Nii et very exciting. Lähme siis märkakõrda. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Vaat mu emps ütleb, et ma ei ütle seda piisavalt, aga ma ütlen siin pere. Sest et rasketel aegadel on perekond alati olemas. Sorry, ma pean peale igat lauset jooma seda jooki, sest lihtsalt mul on kurk palus. Usute nalja, et ma olin viimati haige, teate millele? Siis kui Villa oli. Saate aru või? Crazy. Nii et mul on oma immuunsusega väga-väga vedanud, et
immuunsüsteemiga. Mul on täiesti sassis kõik sõnad, ma ei tea. Okei. Ma olen tänulik Joosepile, et ta on terve poiss. Ta on olnud lust ja lillepidu, väga tihti ka väike paharit, eks ole, aga siiski ta minu eluõis ja ta on reaalselt jätkuvalt minu väike päike igas päevas. Ja kolmas asi, ma ütleks õpilased. Ma olen saanud ikkagi sellel hooajal väga palju bondida oma õpilastega ja nagu lähedasemaks ja nagu need võistlused ka on rohkem ühendanud ja kindlasti ühendavad veel, sest mul on tulemas selline võistlus hetkeseisuga. Võib-olla veel muutub miskit, aga hetkeseisuga on tulemas selline võistlus Lätis, kuhu sõidavad ainult minu grupid. Ehk siis bussi täis ainult minu õpilasi ja mul juba on paar mõtet, mis ma teha tahaks ja ühesõnaga ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Hinda igat hetke. Kas inimesed on võimelised muutuma? Ma tunnen, et see teedas paneb mind nagu rohkem mõtlema asjadele, sest ma olengi nagu küsin küsimuse ja siis ma olen nagu ma olen tunne, nagu ma oleks see Carrie Bradshaw, kes kirjutab oma seda raamatukest, siis ta nagu, siin on nagu, ongi see voice over. Oodake, teeme järgi siis seda, kui ma oleksin Carrie Bradshaw Seksis ja linnas ja ma kirjutaksin oma raamatut. Ja siis siia tuleb voice over, valmis. Kas sa oled kunagi mõelnud, miks kaerahelbed lõhnavad alati paremini, kui need maitsevad? Kui ma käisin neile poes, siis tundsin, et need jogurtid on mulle justkui kutsuvad. Aga samas mõtlesin, kas see on okei, kui sul on 5 erinevat mütsi, aga mitte ühtegi sõpra, kellega neid kanda? Kunagi, ma peaks selle video üles leidma, otsima. Kui seda kõlbab näidata, siis ma näitan teile, kui kõlbas ma ei näita. Täna on 27.04, teisipäev, kell on 11.47. Editisin just video ära, nii et saan selle homme üles panna. Also, mul tuli meelde, et ma pesin üleeile pesu, aga ma unustasin selle ära ja pesu on ikka pesumasinas. Ups. Kell on 19.47. Jõudsin pool tundi tagasi koju. Väikestega oli ikka raske. Ainult 4 inimest oli. Plus mul endal pole ka motivatsiooni, kui ma näen, et nad ei taha tantsida. Suurtega seest oli väga tore. Huvitav oli veel see, et vahepeal on minu Marsa lõpetanud käimise. Ehk siis ma pean hakkama rongi ootama umbes tund aega. Õnneks on enam-vähem soe ja ainult kuu aega veel. Aga kunagi, kui oli koroona aeg, eks ju, ja siis me tegime sõbrannaga sellist nagu ülesannete purki. Te kindlasti võib-olla mõni teist mäletab, kes on OG siin. Seal oli üks ülesanne, et täida päevikut. Ja meil oli siis oma Instagrami konto, meil kõigil 6 nagu üks ühine, kus me siis panime oma ülesandeid, nagu näitasime, kus me tegime. Ja siis oligi minul üks, et täida, ma ei tea, mingi nädal aega päevikut või ma ei tea, mis seal täpselt oli. Ja siis ma nagu mõtlesin, kuidas seda siis näidata, et ma seda tegin. Ja siis ma tegingi selle, et ma nagu tegin selle voice over ja siis tegin nagu Seksi ja linnase. Ma eeldan, et paljud on meelnud seda, et seal on vaata, et ta ütleb mingi and in that moment I thought, ja siis ta nagu mõtleb mingi do we choose life or life choose us? Või on mingi umbes niisugused random asja. Ja siis ta ise mingi kirjutab seda mingi. Ühesõnaga, jah. Jälle ma jään jäppimisi ja aga ma vastan küsimusele. Kas inimesed on võimelised muutuma? Jah, on küll, aga ainult teatud piirini. On aeg see video kokku võtta. Öelda teile suur aitäh, et te jätkuvalt vaatate mu videosi. Ma loodan, et see selline väike nagu minu elu näitamine on teile huvitav, sest mul on väga huvitav seda näidata, jagada oma mõttemaailma. Enne, kui me lähme siis video lõpu juurde, siis järgmises videos. Kuidas läheb meil Griti ja Simonaga Squirt Show'l? Jah, selline show on Eestisse tulemas. Kuidas läheb mul õhtu Kaisadega, minu vanade töökaaslastega ja Annabeli ja Patriciga? Kuidas läheb mul uue skincare'i katsetus? Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Nii et olge tublid ja musid ja näeme juba varsti. Tšau!